Head kuulajad, kõigepealt suur tänu, et olete mind kutsunud ja mul on selline palve või ettepanek, kuna ma joonistan või visualiseerin selle ettekande või sõnavõtu, siis on parem, kui te istute ettepoole, aga kui te näete hästi, siis te võite ka seal olla, kus te olete, et oluline on, et see siis paistab võimalikult hästi. Nüüd Sander palus, et ma ennast tutvustaks. Ma olen siis selle koguduse liige alates 1978. aastast ja ma arvan, et absoluutselt enamus siinsest seltskonnast ei olnud siis olemaski veel, kui mina siis liitusin selle kogudusega. Olen oma erialalt psühholoog ja pean ennast, mitte ainult ei pea, vaid ma olengi religiooni- ja suhtlemispsühholoog. Ja töötan Tartu Ülikoolis praegu. Olen ametis töötajate nõustaja kaplani ametikohal. Ja mul jookseb selles ametis 6 aasta ja 2 päeval nädalas on siis minu ülesanne nõustada Tartu Ülikooli töötajaid tööalastes küsimustes. Ja kokku on Tartu Ülikoolis 3600 inimest, nii et see on hästi suur selline majapidamine. Ja ma töötan siis praegu personaliosakonnas ja enne seda olin ma veerand sajandit usuteaduskonnas õppejõud. Ja praegu ma siis õpetan ka veel jätkuvalt igas semestris 2 ainet, aga ma olen nii-öelda liikunud siis selle nõustaja ametisse. Ja see, mida ma teen, ma ei saa öelda, et see oleks kerge, aga see mulle kuidagi endale väga meeldib. Tartu Ülikool on olnud minu elu ja ma olen kõik öelnud ka ajakirjanduses, et on 2 organisatsiooni, need on Tartu Ülikool ja Tartu Kolgata kogudus, tänu kellele ma olen see, kes ma olen, eks ole, või ma ei kujuta nagu oma elu ette ilma nende 2 organisatsioonita. Ja täna on siis meie teema välja öeldud depressioon, ärevus ja hirmud. Ja tegemist on niisuguse moehaigusega, selles mõttes, et on ju avalik tõsiasi, nii nagu ma ka ühe psühhiaatri loengust hiljuti kuulsin või ta rääkis sellest, et inimeste seas või ühiskonnas keskmiselt ärevus tõuseb ja meeleolu langeb. Et ka niisugused vaimsed probleemid on pigem sagenevad, tõsinevad ja praegu veel ei ole meil päris niisuguseid viimaseid andmeid, aga Tervise Arengu Instituut viib läbi uurimust, et üldse kaardistada siis seda, missugune on eestlaste selline vaimne või vaimse tervise olukord. Nüüd, kui me räägime vaimsest tervisest, siis ma natukene kompan neid piire, mida üks psühholoog saab siis, või millest psühholoog saab rääkida, ja psühholoogi töö on ikkagi terve psüühika või ennekõike tervete inimestega. Ja on tõesti meditsiinipsühholoogid, kes tegelevad ka haigetega, aga põhiliselt ikkagi vaimse haiguse teema on arsti pädevuses. Nüüd, aga seda natukene kuidagi siis ilmestada või kirjeldada, ma joonistan siia ühe niisuguse, võiks siis öelda skaala ja püüame siia paberi peale ära mahtuda. Ja paneme siis siia skaala ühte otsa. Nüüd inimese, teeme talle siia plussmärgi ja tema on meil ka niisugune happy siin. Tema on meil nüüd vaimselt terve inimene. See on see, mida me kõik tahaksime olla ja pärast ma siis tulen siia natukene täpsemalt tagasi. Ja nii Maailma Tervishoiuorganisatsioon kui ka nõustamispraktikas on siis toodud välja mõned tunnused või ütleme terve rida tunnuseid, mis iseloomustavad nüüd vaimselt või psüühiliselt tervet inimest. Ja selle skaala teises otsas on siis see inimene, kelle kohta paneme siia siis miinusmärgi ja see inimene on
nüüd vaimselt haige või vaimuhaige inimene. Ja nüüd psüühikahäiretega on nõnda, et neid laias laastus on siis kahesuguseid vähemalt, või kui mina õppisin, siis meile niimoodi õpetati, et on olemas siis, ma panen siia VH, see on siis vaimuhaigus või vaimselt haige inimene, ja neid häireid nimetatakse siis psühhootilisteks häireteks ja nende sisu on see, et vaimselt haige inimene või rahvasuu ütleb ka peas segi, on inimene siis, kui tal kaob kontakt reaalsusega. Tal on näiteks hallutsinatsioonid, ta kuuleb hääli, näeb nägemusi, ta ajab reaalsuse ja oma fantaasia segamini, ta ei orienteeru ajas ruumis ja ta on sõna otseses mõttes meelte segaduses. Kunagi palju aastaid tagasi ma töötasin võõrsil kaplanina vaimuhaiglas ja üks minu esimesi patsiente oli Beverly, see kõlab väga uhkelt minu patsient, ta ei olnud selles mõttes minu patsient, aga seal oli siis psüühikahaigete ravi korraldatud niimoodi, et ühe haige inimesega tegeles ravimeeskond ehk treatment team. Ja selle tiimi sees patsiendi puudutavalt siis saladusi ei olnud. Ja nüüd seda patsiendi vaimset olukorda arutati siis ravikoosolekul. Ja sinna kuulusid, laua otsas oli psühhiaater, tema juhtis kogu seda protsessi, tema määras ka ravi, aga seal oli sotsiaaltöötaja, õde ja kui inimesel olid usulised probleemid või inimene oli usklik inimene, siis temaga tegeles ka kaplan. Ja see üks esimesi patsiente, kellega mina kokku puutusin, tema nimi oli siis Beverly, ta oli muide hakanud tegelema ka sellise nõidumise ja selgelt nägemise ja vaimse maailmaga ja ta töötas restoranis ettekandjana ja ühel hetkel, ta läks tõesti peassegi, tal oli tunne, et need kliendid, kes siis olid seal restoranis sõid, hirvitavad sarved peas, saatana pikad keeled väljas ühesõnaga tema üle ja tal tuli meeletu hirm, ta hakkas neid pilduma pannkookide, Coca-Colaga ja mis tal siis seal kandiku peal oli ühesõnaga ja siis öeldi, et siis tulite teie, pikk särk selga, käed selja taha, nii nagu see asi on ja inimene toodi ravile, eks ole. Ja me ütleme, et võt see on nüüd vaimselt haige inimene, vaimuhaige inimene. Siia kuuluvad ka tõsised vaimuhaigused, nagu näiteks skisofreenia, kui ta on ägenenud, või ka siis sellised üksikud sümptoomid ja inimene on vaimselt haige. Nüüd, see on punasega ka selles mõttes, et see on nüüd see valdkond, millega tegeleb arst. Meie võime arvata midagi või võtta mingi seisukoha, et inimene on segi või mis iganes, aga selle niisugused diagnoosid küsimustele vastab arst. Nüüd natukene lihtsam asi, mis on siis nii-öelda selle terve olemise suunas või poole, on siis need psüühikahäired, mida me nimetame mittepsühhootilisteks psüühikahäireteks ja need on need häired, kus säilib inimese kontakt reaalsusega. Ta teab, kes ta on, täna on reede õhtu, on noortetund, eks ole, aga inimene võib olla psüühiliselt haige. Ja siin on neid erinevaid ja ma ainult 3 siis praegu siinkohal nimetan, mis meil on ka tänase päevaga siis seotud ja kuidas me need kriipsud siia siis paneme, tõmbame siia siis esimese joone ja selleks on siis ärevushäired. Ja ma natukene räägin siis sellest, siin ongi see ärevus ja hirmud ühesõnaga on üks sellise psüühikahäirete liiki, mille nimi on ärevushäired. Mis muide psüühikahäired puudutab, ma ei ole psühhiaater, nagu ma nimetasin, ja mul on see häda küljes, et kuna ma olen võõrsil õppinud, siis ma kasutan neid ikkagi Ameerika seda klassifikaatorit ESM-5. Ma nagu mõtlen nendes kategooriates ja mul ka, ühesõnaga, võib-olla Eestis on natukene raskem, kuna ma otse sellega ei tegele, siis minu keelekasutus tuleb sealt ja ütleme sellest ESM-5 ärevushäired täiesti nagu omaette kategooria. Nüüd omaette kategooria või psüühikahäirete liik on siis depressiivsed häired või ka depressioon. Nii. Ja siin on mitmeid teisi veel ja ma lihtsalt siia praegu ühe veel kirjutan või tõmban siia joone
ja nendeks on siis isiksuse häired või siis patoloogiline isiksus, kes näiteks võib olla haiglaselt paranoiline, haiglaselt agressiivne inimene, ta ongi patoloogiliselt nimetatakse sotsiopaatiliseks inimeseks, on hüsteeriline isiksuse häire, mis tähendab inimese ülevõimendunud ego ja teisi veel, eks ole, on isiksuse tüüpe. Ja nüüd neid häireid on teisi veel, mis on seotud siis arenguga või arengupeetusega või psüühilise arengupeetusega, sõltuvused, narkosõltuvus ja muu, aga me selle pildi peal praegu siis piirdume nendega, kuna see meie teema oli depressioonid ja ärevus. Ja nüüd selle kõige või kogu selle lõigu niisugune eripära on siis sellest, teeme siia niisuguse punase risti, vot see on see tasand või kui inimene on haige, sellega tegeleb arst. Me võime öelda jah, et mul on deprekas, eks ole, või see inimene on peast segi läinud, eks ole, või idioot selline, või need on niisugused komplimendid, me täna siin vahetasime selliseid lugupidavaid komplimente, aga me võime, inimesed ka võivad sõimata nende sõnadega, aga selle küsimuse üle tegelikult otsustab arst, eks ole. Siin on oma väga ranged kriteeriumid, millisel puhul inimene siis on haige või millisel ta ei ole. Ja nüüd ütleme ka seda veel, et nüüd inimene ei satu siia haigusesse või ei pruugi sattuda mitte väga järsku, tõsi, see võib olla ka mingi sündmuse või ütleme ka kehakeemia muutuse tulemusena inimene võib sattuda vaimuhaigusesse, aga tavaliselt on siin niisugused mingid eelastmed ja väga tinglikult ma võiksin panna siia siis stressi, inimene, kes on pikka aega stressis, ülemäärase pinge või koormuse all, on riskirühmas selles, et tal võivad tekkida ka psüühikahäired või lausa isegi vaimuhaigused. Nii, ja selle stressi niisugune raskem aste on läbipõlemine, mida on siis defineeritud kui täieliku kurnatuse sündroomi. Inimene ei jaksa enam füüsiliselt, emotsionaalselt, intellektuaalselt. Nüüd, mis on omaette niisugune teema või küsimus, kui me loeme erialakirjandust, siis ka mõned depressiooni läbi on autoreid või kes ütlevad, et see ongi sama asi, eks ole. Nüüd probleem on mõnevõrra selles, et depressiooni arst diagnoosib. Muide kui me arstidest räägime veel, siis selles osas minule meie arstisüsteem väga meeldib. Ma mõtlen just perearst, kes on suhteliselt hästi kättesaadav, ja ka lihtsamad asjad, olgu need ärevushäired, depressioonid või ka isegi psühhootilised häired, perearst suudab neid ohjata ja kui asi on tõsisem, siis suunatakse eriarsti juurde. See on nii nagu perearstisüsteemis ka kõigi teiste asjadega, olgu see siis kas nahahaigused või südamehaigused, sellel paremal või lihtsamal tasemel tegeleb sellega perearst, edasi juba eriarst. Nüüd, mis psühhiaatritesse puutub Eestis, siis minu hinnangul on lugu kehva. Meil on Eestis umbes 200 psühhiaatrit kogu Eesti peale, seda on vähe, ja meil on väga vähe, ainult mõned kristlastest või usklikud psühhiaatrid. Ja mina olen küll abitult püüdnud kõigile meditsiinitudengitele rääkida, et paluge Jumalat, äkki issand teist teeb psühhiaatri. Aga see on niisugune asi, et sinna nagu ilma kutsumuse või issanda kutseta ei saa minna. Ma arvan, et perearstiks või sisehaiguste arstiks või nahaarstiks, inimene, kes õpib arstiks, ta valib mingi eriala ja meil on ka ju väga palju arstitudengeid, üsna mitmeid, ka meie koguduses läbi aastate olnud ja ka täna on, aga niisugust psühhiaatrikutset mina palun Jumalat, et tuleks kristlastest psühhiaatrid juurde. Aga praegu tuleb edasi paluda. Ma olen ka käinud, niisugune vahva liikumine on tagasi arstiks ja Eestis ka minu tutvusringkonnas on mitmeid inimesi, kes arstiharidusega, aga nad tegelevad kas siis ravimifirmades, tegelevad filosoofia või õpetamisega või on lihtsalt kodus ja need inimesed, mõned lähevad tagasi, siis nad võtavad siis selle eriarsti väljaõppe ja lähevad tagasi arstiks ja ma olen ka mõned usklikega ikka rääkinud, et kui sa peaks arstiks tagasi minema, siis küsi issanda käest, äkki saab sinust psühhiaater. Aga siiani ei ole minu palveid kuulda võetud.
Mis ei tähenda, et usklikke psühhiaatreid ei ole, aga need on mõned üksikud. Ja muide psühhiaatritega see, et on 200, on ka see, et nende juurde on väga raske saada. Nii et pikad järjekorrad ja sul peab olema väga halb, siis sa saad haiglasse. Aga kui on, ütleme, siin depressioonid või muud asjad, siis on nagu keerulisem. Nüüd, mis seda kõike mõjutab veel, teeme siia siis 2 niisugust suurt pilvekest. Kindlasti on siis geenid või pärilikkus, on inimesi, kelle närvisüsteem on nõrgem. Väga mitmed ka vaimuhaigused näiteks võivad esineda, ka minu tutvusringkonnas on inimesi, kus skisofreenia esineb põlvkondade kaupa. Tähendab, see on nagu selles perikonnas. Tänapäeval ka seda haigust, mis on raskemaid vaimuhaigusi, ravitakse, kontrollitakse väga hästi, või ütleme suhteliselt hästi. Inimene saab elada täisväärtuslikku elu, kui ta leiab õigel ajal kohas abi. Nii, need on siis geenid või eelsoodumus ja teine on siis see, mille kohta me võime öelda väga laialt ühiskond või siis see keskkond, milles me elame. Ja praegu ma arvan see, et vaimu või psüühikahäirete teema ühiskonnas pigem süveneb. Ma lugesin andmeid, kus öeldakse, et ühes või teises tähenduses iga 6 inimene puutub kokku psüühikahäiretega, kas siis raskemate või tõsisematega. Ja ma võin oma kogemusest öelda, et ega see ei puuduta neid seal, vaid see puudutab igat ühte meid, mind ja sind. Ja mingis pingeolukorras, näiteks magamatuses, ülekoormuses, stressis, keerulistel eluaegadel, me käimegi kusagil siin pool ära, eks ole. Ja meil võivad esineda need sümptoomid, mis on iseloomulikud näiteks kas stressile või ärevushäirele, aga me nii-öelda magame välja ja tuleme tagasi. Ja vot siin on nüüd see koht, kus ühesõnaga ongi vaja arsti, kelle jaoks on väga selged kriteeriumid, millal avaldus, mis olukorras avaldus, kui sageli esineb, missugused on sümptoomid, ja tema ütleb siis, eks ole, kas see on haige või ei ole, eks ole. Ja sees, et me siin pillume näiteks sõnu, et mul on deprekas või olen nii-öelda kärssane läbi põlenud, see on niisugused metafoorid, eks ole. Me kasutame neid sõnu, aga see ei ole niisuguses tavakeelekasutuses päris korrektne, ehk siis veel kord, selle üle saab siis otsustada arst. Nüüd mul kadus vahepeal ajataju ära, ma vist olen veerand tundi rääkinud, mulle tundub. See Sander ütles, et 20 minutit kuni pool tundi. Aga räägime siis natukene mõne sõna nendest astmetest siin. Ja hakkame esimesest otsast peale ja küsime, et aga kes siis on psüühiliselt terve inimene? Ja siin on mõned tunnused, nagu ma ütlesin, Maailma Tervishoiuorganisatsioon ka sellises terapeutilises praktikas ja ma mõnda nimetan. Nüüd psüühilise tervise esimeseks tunnuseks või üldiselt siis psüühiline tervis on heaolu seisund, well-being, ühesõnaga, see on siis see seisund, kus inimene tunneb ennast hästi ja seda iseloomustab see, et inimene teostab või realiseerib oma võimeid. Ta lendab nii kõrgelt, kui tiivad kannavad. Keegi on musikaalne, keegi luuletab, keegi näitab pilti, keegi korraldab üritusi, eks ole, teeb midagi. Inimene teeb seda, mida ta suudab või oskab. Ta ei lähe või meie ei lähe Pekingi olümpiamängudele suusatama, sellepärast, et see ei ole, aga me käime noortetunnis ja mõni peab ettekannet ja keegi siin teeb siis oma tööd selles osas. Et esimene tunnus on see, inimene teeb või realiseerib seda, mida ta oskab. Teine, mis on väga oluline tunnus, on see, terve psüühika tunnus on see, et inimene tuleb toime argielu probleemide või argielu stressiga. Ei ole nii, et muresid ei ole, eks ole, meil kõigil on mingid. Kas küsimused, raskused, suhetes, tööülesanded või asjad, aga inimene saab eluga hakkama. Inimene saab eluga hakkama, tuleb toime. Õpingutega, tööga, pere eest hoolitsemisega ja elab niisugust, ütleme, vastutustundlikku mõtestatud elu. Nüüd kolmas on see, et inimese tegevus või terve psüühika tulemus on see, et tema tegevus annab mingisuguse tulemuse. Ta annab ära, näiteks kui ta on õpetaja, annab ära tunni
või koolitab, eks ole, või kui ta on sporditreener, ta valmistab ette, viib läbi harjutused, eks ole. Keegi, praegu on tänapäeval hästi populaarsed, on lumesahamehed, eks ole, tema lükkab, meil on ka kiriku juures, siin käis traktor peal, eks ole, aga keegi hea südame ja terve psüühiga inimene tuli oma traktoriga, ma sain aru, Taavi Kaljapulk tema siia kohale organiseeris ja lund oli ju meeletult, me ei saanud enam isegi parkida, lükkas ära, eks. Ta teeb ära midagi, millel on mõte. Ja veel terve psüühika kohta, mis minu kui suhtlemispsühholoogi jaoks on oluline, on see, et terve psüühika tunnus on see, et ta suudab luua ja hoida püsivaid suhteid. Nii lähisuhteid, lähedase inimesega elus, aga ka kolleegide suhteid, koguduses õe ja venna suhteid. Ja need inimesel, kellel on psüühikaga probleeme, on ka probleeme kontaktide loomisega, võib-olla nad ei suuda, nad ei, ütleme ka depressiooni puhul inimene ei tule enam sellest välja, kuhu ta on langenud, aga võib ka juhtuda stressi või läbipõlemise puhul seda, et inimesed muutuvad äärmiselt ebameeldivaks. Nad on närvilised, nad haavuvad kergesti, ülikoolis mul on üks lugu, nüüd inimesel juba on parem, ja tema üks hädasid oli see, et ta ei võtnud rohtu. Ta oli närviline, kui keegi tuli, ta töötas, ütleme siis administratsioonis, tema ülesanne oli suhelda inimestega, kuulata ära, aidata neid ühesõnaga oma töö korraldamisel. Ta oli närviline, ta hakkas kergesti nutma. Tema ülemus ütles, et ta ajab meid hulluks, sest iial sa ei tea, kogu aeg on vaja midagi teha, eks ole, praegu on ju ärevad ajad, kõik need koroonad ja maskid ja värgid ja kogu aeg peab keegi midagi tegema, mitte standardsed lahendused, aga sa ei tohi talle midagi öelda, sest iial sa ei tea, kas ta siis läheb endast välja või on 2 tundi ja nutab kuskile ära, eks ole, sa ei saa, aga me ei jõua kikivarvul enam seista. Tekib niisugune probleemistik. Ja see inimene jääb üksinda, eks ole, aga terve psüühika tunnus on see, et ta kannatab stressi, temaga võib suhelda. Ja seal on ka siis mitmeid muid asju nagu paindlikkus, aga praegu me siis piirdume sellega, et on olemas selline asi nagu terve psüühika. Nüüd, teise skaala otsas ma ka praegu siis rohkem ei peatu, vaid need on siis need, kus inimene on juba psüühiliselt haige, kaob kontrakt reaalsusega, on tegemist vaimuhaigusega. Aga on olemas siis nüüd veel ärevushäired ja depressioon. Ja ma mõne sõna siis ka selle depressiooni kohta räägin. See on praegu süvenev trend, eriti ka laste seas. Ma olen kunagi kuulnud ühte ettekannet, mida pidas Anu Aluja, kes on psühhiaatriakliiniku meditsiinipsühholoog, ja tema ütles, et statistiliselt Eesti olukord ei ole halvem, kui see näiteks on kas Lätis või Tšehhis. Depressioonide arvu saab mõõta, diagnoosid on salastatud, aga ütles, et diagnooside arvu järgi ja ka nende koguste järgi, kui palju arstid kirjutavad välja antidepressante, eks ole, et see on kuidagi mõõdetav, ütleme statistiliselt. Nüüd sellest on mõned aastad möödas ja praegu ajakirjandus ütleb, et see süveneb ka eriti just noorte ja laste seas. Miks see nii on? Tõenäoliselt meie ärev aeg. Öeldakse, et depressioonide üks põhjusi on vanemliku armastuse puudumine, lapsepõlve traumad, kasvutoe puudumine ja minu isiklik arvamus on, et see on üks hindasid, mida me maksame perede lagunemise eest. Ja seda ma näen ka ülikoolis oma üliõpilaste seas, et inimesed tulevad äärmistelt keerulistest taustadest ja on väga tublid, õpivad, tahavad lahti rebida sellest traumeerivast või ka olematust taustast, omandada hariduse, luua oma elu, mis siis võiks olla parem kui see, kust nad tulevad. Ja et üks põhjus on need lapsepõlve kogemused. Samuti on üheks depressioonide tekke põhjuseks sellised negatiivsed või suured elumuutused ja ebakindlus. Vaata, me elame äreval ajal, heitlikul ajal, inimesed on närvis, ja oma töös ka nõustaja kaplanina ma näen seda, kuidas väga nimekad, väga targad, kuulsad, toredad, meeldivad inimesed kaotavad enesevalitsuse, lähevad tiimist lahti või nendel tekivad ka omavahel niisugused tõsised, ütleme, konfliktid ja vastasseisud. Väga palju seda minu töös praegu ka kultiveerib selline vahetu suhtlemise puudumine
inimesed lähevad tülli, aga ma tahtsin rääkida, aga Zoomi aken läks kinni, eks ole, või sa kirjutasid mulle mingi kirja, eks ole, näed, sinu kiri on siin, ma sain sellest niimoodi aru, ma ei mõelnud see nii, nagu sina kirjutasid siin, ja sellised sisse- ja välja lugemised kirjasuhtluses, need on omaette sellise, ütleme, jamaallikad, eks ole, inimesega sa saad nagu ära klaarida, eks ole. Aga see suhtlemised mõjutavad. Ja nüüd, kui me küsime siis selle depressiooni kohta, mida see tähendab, tema, kuidas öelda, väga lihtsustatult, 3 asja on siis põhilised. Esimene on see, on meeleolu alanemine. Inimesel on tuju maas, ei ole särtsu, on meeleolu alanemine. Teine on see, et kaob huvi ja rahulolu või rahuldust, teda nagu ei huvita miski, aga ta ei ole ka rahul. Ja 3. on väsimuse ja energia kadumine. Ühesõnaga, kumm on tühi. Tuju on maas, huvi ei ole, väsimus ja energia kadumine ja sageli sellega ka liitub niisugune madal enesehinnang ja must nii-öelda tuleviku väljavaade. Ja kes on olnud depressioonis või meie lähedased on seal olnud, see on inimesele enda jaoks väga raske, väga raske. Depressioon tähendab siis meeleolu langust. Nüüd koos selle depressiooniga on aga teine häirete grupp ja selleks on siis ärevushäired. Ja me võime öelda, et see on selline närvilisuse kasv, aga oma sügavamas olemuses see ärevus iseloomustub inimese mure tuleviku pärast või inimene on ärevil, ta ei tea, mis saab. Samuti on ta äärmiselt tundlik ja tundeline, närvitseb, muretseb, ta ei kontrolli oma emotsioone ja on mures tuleviku pärast, ta ei tea, mis saab, liimist lahti igapidi. Ja nüüd selle ärevuse puhul on ka niisugune, kuidas öelda, nagu astmestik, ühelt poolt me võime öelda, et on olemas normaalne ärevus. Sündmuste ees, eks ole, ma ei saa öelda, kas ma nüüd enne tänast noorte tundi päris ärevil olin, aga ikka mõtled läbi, vaatad oma märkmed üle ja mingisugune nagu sabin on, eks ole. Aga see on selline normaalne ärevus. Ja öeldakse, et kui inimesel ärevust ei ole, vastutusrikka tööülesande eest või ma kujutan, kui keegi jutlustab või juhib noorte tundi, siis on ka nagu päris jama, eks ole. Et kui sa nagu tundetud teed ja mingit sabinat ei ole, siis on asi ka valesti. Nüüd mõõdukas ärevus on niisugune, mis on lühiajaline, ta on seotud mingite tegevustega, aga inimene kontrollib, näiteks eksamisessioon või on mingisugune keerulisem periood, eks ole. Kui ma vaatan iseennast kõrvalt, siis mul on olnud mõned niisugused hästi keerulised nõustamised, eriti lepitamised, kus ma tõesti ei tea, mis asjast üldse saab või kuhu see nagu välja veab ja see ärevus kestab nagu mõnda aega, aga ta läheb nii-öelda üle. Ja nüüd selle ärevushäire olemus on selles, et see normaalne ärevus ja mõõdukas ärevus on seotud konkreetsete sündmuste, mingi põhjustega, eks ole. Aga põhjus läheb üle, aeg saab täis, teed töö ära ja elu läheb edasi. Probleem saab sealt, kus tekib intensiivne ärevus, mis kestab pikka aega ja millel ei ole objektiivset põhjust. Ja selle intensiivse ärevuse niisuguseks äärmuslikuks vormiks on nüüd hirmusööstud, paanikahood või foobiad, kus inimene tunneb paanilist hirmu, aga tegelikku põhjust ei ole. Öösel läheb uni ära, ta ärkab üles, tal on paanikahoog. Ja selles kontekstis ka ärevushäirete ühe liigina kirjeldatakse ka või sellise äärmusliku vormina erinevaid foobiaid, kus inimestel on nii-öelda paaniline või haiglaslik hirm kellegi või millegi ees. Ja nende foobiate loetelu on meeletu, kuskil 6-70, keegi kardab ämblikke, klaustrofoobia, muide minul on see kuigivõrd olemas, niisugune tunne nagu suletud ruumide ees. Ma esimest korda tabasin selle Iisraelis, kus oli maa all, tuli minna nagu 2 kalju vahelt, seal oli hästi kitsas prigu oli, lähed maa alla seal kaljude vahelt ja siis tuled teisest otsast välja. Me olime seal grupiga, abikaasa tähti ka oli, tema läks ja ma ütlesin, ma ei saa, mul on niisugune tunne, ma ei saa välja enam sealt. Ma ei oska seda tunnet, aga ma kardan, eks ole. Ja midagi ostsin jäätist ja ronisin siis sinna augu peale, kus teised välja ronisid ja Evli podi oli väga happy, mina olin veel ühe jäätisega saanud, eks ole. Aga see on see hirm.
on olemas hirmu kõrguste ees, on olemas, nimetatakse siis sotsiofoobiaks, inimesel on hirm teiste inimeste ees. Ma olen ühel või kahel juhul näinud seda, hästi tõsine asi, inimene ei saa teiste sekka minna, ta kardab ja need on siis tegemist on nende sellisel juhul ärevushäiretega. Nüüd, mida siis teha või kuidas siis olla? Mis osa üldse on siis ka Jumalal või usul sellesse? Ja ma siin lihtsalt mõned niisugused väga üldised põhimõtted nimetan, sest mulle tundub, et ma juba olen läinud ajast üle. Ja esimene on see, et kui on ikka halvasti, tuleb otsida abi. Perearsti juurest, spetsialistide juurest mitte häbeneda. See ei ole kuidagi taunitav. Ma arvan, et see arvamus hakkab taanduma, aga võib-olla ka see eksiarvamus, et need asjad usklikke ei võta või ei puuduta, et Jumala inimene ja nüüd puudutavad küll. Nii nagu meil võivad olla kas maohaavad või südamerütmihäired või ma ei tea, mingi sügelus kusagil või hambad haiged, eks ole, samamoodi see haigused võivad puudutada ka psüühilisi haigusi. Me oleme inimesed, eks ole, see käib meie kohta, mine abi järele. Teine, mida ma julgen öelda ja mis minu kogemuses on väga palju loeb, ära jää üksi. Vaat kui on ka rasked ajad, kui on sul perekonnaliige, õde, vend, isa, ema, keegi südamesõber, räägi temaga, ära jää üksi. Ja teine on see, et ära jää ka üksi Jumala ees või Jumala suhtes. Vaata, vahel võib tulla selline tunne, et kui tuju on maas ja inimestega usk hakkab kõikuma või see mure tuleb nagu sinu ja Jumala või inimese ja Jumala vahele ja need ajad võivad olla ka usuliselt väga rasked ajad. Ja see üldine arusaamine on, et ka võib-olla nende niisuguste hingekitsikuse, meeltesegaduste ängi ajal on meile Jumal tegelikult lähemal, kui me seda ise tunneme või oskame arvata. Ja ma just praegu lõpetan ühte raamatut, ma julgen peast öelda, see on ühe õigeusu metropoliidi kirjutatud Seal, kus Jumalat ei ole. Ja ta räägib, ta on väga haritud inimene, ta on füüsikadoktor, teoloogiadoktor, töötab Kreeka, nüüd siis vaimulikuna, ta on töötanud haiglates ja tema just kirjutab niisuguse haiguse situatsioone, ka surma situatsioone ja tema põhisõnum on, et Jumal on nendes kriisides meile lähemal, kui me arvame. Mis tähendab siis palve, usklike osadus on väga oluline. Ja ma arvan ka seda, et ka sellise psüühilise tasakaalu jaoks koguduse osadus, olge see noortegrupp või pühapäevane jumalateenistus, palvering või mis tahes muud vorm, seal on tegelikult hindamatu psühholoogiline väärtus. Inimesed ei jää üksi. Vaat oma töös ma näen inimesi või olen kohanud inimesi, kellel ei olegi kedagi või ei ole suheld. Nii et see, et me oleme täna siin ja saame rääkida, meil on kogudus, meil on usklikud sõbrad, me saame palvetada üksteise eest, on tohutu suur väärtus. Ja võib-olla viimane, mida ma siin nimetan ka sellise nagu toimetuleku seisukohast, on see, et heas mõttes tee midagi. Püüa säilitada mõtestatud tegevus, tööl käimine, õppimine või kui on raske, aga ka teha midagi selleks, et leida tee välja nendest probleemidest, kus on, mis inimesel võivad olla tekkinud. Ja seda ma olen ka oma töö juures palju kordi näinud, kus inimestel on raske ja keeruline, üldse nagu ütleme suhetes või selliste halbade asjadega. Ja me ikka ja jälle jõuame sinna välja. Halvad asjad üldiselt ise paremaks ei lähe, nad kipuvad minema pigem hullemaks, sa pead ise midagi tegema. Rääkima kellegagi, otsima mingisugust lahendust, astuma mingit sammu. Ja kui on jõudu, on seda võimalik teha. Ja kui ei ole, näiteks depressiooni puhul, siis juba inimene vajab professionaalset abi. Nii et olge hoitud, meie aeg on igasugusest normidest üle läinud. Ime on sündinud, Tõnu Lehtsar lõpetab oma jutu. Aga nagu te aru saate, sellel teemadel võiks ju palju rääkida ja ma Sanderile ka ütlesin, et võib-olla oleks parem, kui sellest üldse räägiks keegi arst, näiteks doktor Perend on meil perearst, meil on ka arsti üliõpilasi, eks ole, ma näen siin praegu, kes võiksid ka nendest asjadest rääkida, eks ole, et võib-olla see on ka rohkem meditsiiniline küsimus. Aga see on osa meie elust, selles ühiskonnas, kus me praegu elame, on see pigem selline süvenev trend. Ja võib-olla ka meil igalühel, ka usklike inimestel on oma vastutus ja võimalus olla teistele toeks, kes võivad olla siin või küsida ka ise abi, kui me oleme siin kuskil selle joone peal.